nii, aga salvestame siis. nii, siit läks käima. Tere tulemast, taas kuulame ja vaatame Häädemeeste seltsimaja podcasti Hääd inimesed ja täna on mul taas kord külas üks väga eriline inimene, nagu nad kõik siin alati on olnud, aga tänase külalisega on selline huvitav lugu veel, et kui me hakkasime seda podcasti nii-öelda planeerima ja kavandama, siis me mõtlesime ka, et kes see esimene külaline võiks olla ja kes siis muu kui meie vallavanem. Aga täna hoopis 11. episoodis oled sa lõpuks siin. Tere, Külliki Kiiver! Tere hommikust! Ja hommik on tõesti varajane, oled siia jõudnud, mul on selle üle väga hea meel ja ma alustangi sinuga nii nagu kõigi eelnevatega, et räägi meile oma lugu. Ahaa, no minu lugu on minu elulugu. Nii palju, kui ma siis tänaseks olen elanud, siis selliselt on minu tee olnud, et sündisin Häädemeestel, aga kuna ema-isa on pärit saartelt, ema Muhumaalt ja isa Hiiumaalt, siis sellise lapsepõlve ja suved vanaemade juures on mul ikkagi see saare tunne siiamaani sees ja kindlasti see on äkki see põhjus, miks mulle nii väga meeldib maal elada. Et ega ma ei olegi olnud siit ära rohkem kui kooliõpingute ajal, et olen kogu aeg olnud Häädemeeste patrioot. Ja siin ma olen. Et koolis käisin. Koolitee algas mul ka varakult, sest ema-isa olid õpetajad ja mina olin ju juba enne koolimineku aega siis see, kes ikka kaasas käis koolimajas. Nii et lisaks õpingutele ma tunnen, et see Häädemeeste keskkool on mulle väga, väga selline teine kodu või kuidas öelda. Ja oli veel üks tore elamine, kus me elasime Peeter Sõrmuse ja Amanda Sõrmuse majas tookord, kui ema-isa siia kolisid, siis me elasime seal. Ja nende mõjutused on ka kindlasti tunda, et nemad olid ka õpetajad. Et ma olen ümbritsetud olnud õpetajate perest. Peale kooli siis mina ei osanud küll kohe öelda, et mida ma peaksin hakkama tegema elus. Ja siis oligi see 1 aasta, kui ma õppisin sekretär masinakirjutajaks. Lihtsalt võib olla inimesel üks eriala, mida ta oskab ja siis, kui tuleb õige mõte, mida siis veel juurde õppida, siis hetkel ei olnud selleks veel õige aeg ja sain selle ameti endale selgeks. Ja ma pean ütlema, et see oli väga hea valik, sest ei ole ju paha osata kiiresti arvutit kasutada ja see annab kindlasti palju juurde. Kogu see sekretäri ameti tundmine. Ja töötasin siis ka sellel erialal 1 aasta Häädemeeste vallavalitsuses tollal. Ja siis ma mõtlesingi endale selgeks, et nüüd on aeg midagi õppima hakata. Ja kuidagi õigusteadus sai mulle lähedaseks, et ma hakkasin vaatama seda teemat ja läksingi siis õigusinstituuti. Tallinnas oli selline kool. Ja nüüd ta on Tartu Ülikooli õigusinstituut. Ja olin seal 4 aastat. Aga kui ma siit ära läksin, siis tollane juhtkond pidas vajalikuks teha minuga leping, et ma tulen siia tagasi. Kui ma olen õpingud lõpetanud, siis ma tulen tagasi. Ja see oli siis selline ka, ütleme, toetusleping, mina käisin koolis, vald ootas mind tagasi, aitas õppemaksu maksta, kui ma õigesti mäletan, mingis osas. Ja siis tulingi tagasi 98. aastal ja asusin tööle valla sekretärina. Ja see ongi minu põhiline amet ja leib olnud. Kokku siis 23 aastat. Wow. Väga pikalt ikka. Ja 20 aastat Häädemeestel. Ja siis, kui vallad ühinesid, siis
siis ma lahkusin sellest ametist ja mõtlesin, et võib-olla on vaja natukene midagi muuta. Aga see muutuse hetk ei jõudnud veel kätte, sest et mulle tuli siis soovitus kandideerida Saardesse, kus oli vaja vallasekretäri. Ja ma siis läksin selle vooluga nii-öelda kaasa ja siis 3,5 aastat töötasin Saardes vallasekretärina. Ja siis ma tõesti tundsin, et sellest ametist nüüd mulle piisab, et tuleb midagi muud elus ka teha. Ja seejärel ma jõudsin taas ühe vajaduse toel, et ühel notaribürool oli vaja assistenti ja siis ma läksin sinna. Läksin sinna ja olin seal siis küll lühikest aega, 4 kuud, et kuna samal ajal toimusid ka need 2021. aasta valimised, siis ma kandideerisin seal volikogusse ja volikogusse ma ei saanud, aga siis oli selline huvitav vangerdus saatuselt, et pakuti siis vallavanema ametikohta ja selle ma siis endale ka sain ja siin ma nüüd siis olen olnud 4 aastat selles ametis, just eile sai 4 aastat täis, üleeile, pühapäeval sai 4 aastat täis. No nii, et tähistamist ikkagi on. ja selline see tee on olnud. Väga huvitav ja kui nüüd rääkida põgusalt siiski valimistest, siis nüüd on just lõppenud järgmine valimisperiood ja sel korral sind valiti volikokku ja sind valiti, kas ma võin öelda, et rekordilise häälte osakaaluga, et üle 330 hääle, see on nagu tohutu tunnustus sinu tehtud tööle. Jaa, ma olen väga tänulik selle eest, et sellised asjad lähevad väga korda, kui sa näed, et on selline positiivne tagasiside. Jaa, aga ütle mulle ausalt, kas sa oskasid arvata, et selline tulemus võiks tulla? Eks ma südames ikka lootsin. Ja seda rõõmustavam oli see päev, et üks asi on see, mis sa loodad ja teine asi on see, mis on tegelikkus. Et kunagi ei saa olla kindel, et need asjad peaks niimoodi minema. Ja ma ütlen, et kui nad niimoodi läksid, siis ma olen selle kõige üle niivõrd tänulik, et ma mõtlen, et see tõesti oligi nii hea, et ta niimoodi läks. Igal juhul palju õnne sulle selle puhul. Aitäh. Ja täna sa istud siin Häädemeeste vallavanemana, aga me ei keskendu eriti poliitikale ega sellele rollile sinu elus, vaid ma tahakski kuulda sinust rohkem, et kes on Külliki. Ja tulles nüüd tagasi jälle sinna alguse poole, et täna me ka istume siin noortekeskuse ukse taga tegelikult, et kui sa mõtled tagasi enda nooremale perioodile, mis mõtted tekivad? Ilus aeg on olnud, et kuidagi on kogu see minu senine eluperiood ja see noorem eluperiood, et kui ma mõtlen tagasi, siis ma näen mingisuguseid seoseid, et kuidas see elu on ikkagi kujunenud ja mis on selle võib-olla loomise taga, et see kuidagi ikkagi sujub ühtlaselt, et sa oledki, nagu ma enne ka ütlesin, ma olengi siin Häädemeestel eluaeg elanud, ma tunnen, et see koht on õige, on olnud siis, kui ma olin väiksem, on olnud nüüd hiljem ja see on hea tunne, et sa oskad olla selles hetkes, kus sa parasjagu oled, et nii see minevik on tore kui ka olevik, et mina olen alati see ka, kes ütleb, et minevik oli ära ja tulevik pole veel tulnud, et elaks selles hetkes, võtaks sellest päevast parima ja vaatame, mis see tänane päev siis head toob. Ja, see on väga hea mõte.
Täna tuli meil üles ka podcast, kus meil olid külas noored meie enda koolist ja nemad ja ka paljud noored enne neid ikkagi leiavad, et kui põhikool on tehtud, et siis kuskile linna ja nii ära. Ja sa ütlesid ka, et peale kooli sa eriti ei teadnud, et millega edasi minna, aga läksid siit minema? Jaa, see oli siis keskkooli lõpp oli, siis ma läksin Tallinnasse sidekool, selline ametikool ja seal siis olingi aasta aega Tallinna elanik ja tulin tagasi 9 aastaks ja siis läksin 4 aastaks veel Tallinnasse õppima. Sa ütlesid ka, sinu vanemad on mõlemad haridusvaldkonnast, väga hästi tegelikult ka kogukonnast tuntud, et kas sinul ei olnud sellist kas soovi või survet, et sa peaksid ka jätkama hariduses teekonda? Eks ma ikka mõtlesin selle peale, kuna õde ka tegelikult on õpetaja ja siis ma mõtlesin ja kaalutlesin neid asju, et mina ja õpetajana, et isegi korraks mulle tuli üks nägemus, et ma võiksin olla muusikaõpetaja. Ja ma tegin ka väikse eeltöö ära ja õpetaja Elon Miisna juures käisin solfedžo tunde võtmas, et sinna sissepääsu eksamitele minna. Ja viisin ka dokumendid sinna kooli ära. Ja ka siis ma tundsin, et see õpetaja teema ikkagi ei ole minu teema, et ma pigem ei ole niisugune tugev inimene, kes suudab kogu aeg ennast korrata. Ma ikka imestan õpetajaid, nad suudavad nagu kogu aeg ühte sama asja rääkida ja ühte sama asja õpetada ja mina olen pigem see, et ma ütlen kui ei saa siis aru, et ma nagu kordama väga ennast ei ole võib-olla kõige tugevam selles, et ma ennast väga palju kordan. Et ma pigem olen selline, ühekordne ütleja. Kas sellest võib siis järeldada, et sa oled musikaalne inimene? Ei, ma ei tea, kas seda võib, aga igatahes ma olen, muusikaklass oli tollal meil koolis ja ma käisin selle kooli osa siis läbi, selle muusikaklassi lõpetasin klaveri erialal. Nii et Häädemeeste koolis? Ja Elon Miisna oligi seal õpetaja ja ma läbisin selle õppe ja ega see klaverimäng on mulle siiamaani südamelähedane. Kas sind on võimalik kuskil siis võib-olla mõnel üritusel kuulda? See on pigem enda jaoks ja nüüd ma olen, mul on kodus pisike väike pianino, aga see on rohkem enda lõbustuseks. Siit ma võib-olla küsingi juba ära ühe kuulaja küsimuse, et millised hobid sul veel on? Hobidest, minu kõige suurem hobi on ikkagi see jalutamise hobi, et looduses ma tunnen ennast kõige paremini. Lähed mere äärde, lähed metsa ja ei mingisugust müra ega häiringut ei ole, et sa saadki justkui ennast taastada. Aga ma olen proovinud käia ka jõusaalis, mulle väga see meeldis, lihtsalt viimane aasta on kuidagi natuke ära vajunud, aga küllap ma ühel päeval jälle tagasi tulen ja olen joogat ka proovinud, aga jõusaal näiteks oleks minus ikkagi nagu mulle sobivam hobi. Ja üle 10 aasta ma olen olnud ka jahimees, jahihobi, et see on ka viimasel ajal kuidagi tagaplaanile jäänud ja et ma olen pühendunud oma ameti tegevustele. Et võib-olla ma ühel päeval lähen metsa, aga pigem ma arvan, et kui ma üldse neid relvadega väga edasi tegelen, siis see täpsuslaskmine võib-olla hoopis oleks see, mida ma võib-olla tahaksin teha. Jahindus naiste hulgas, ma kujutan, et ei ole see kõikse populaarsem, et kuidas sina selleni jõudsid? Ta kuidagi jõudis minuni, et eks mõned inimesed ka jagasid oma jahi sellist
kogemust ja ma hakkasin vaatama Eesti Jahimeeste Liidu leheküljel lihtsalt ringi, et mis see jaht siis endast ka kujutab ja ja kuidas see jahimeheks saamine toimub ja kuidagi see teema tõmbas mind, et ma siis registreerusin sinna jahimeeste kursustele ja käisin Valgas, õppisin jahimeheks. Ja sain siis ka laskmise tegelikult selgeks ja sellest ajendatuna, et ma pidin tegema laskeeksameid, ma läksin ka Kaitseliitu, sest siis sai seal tiirus harjutamas käia. Kui palju sa Kaitseliidu tegevusega praegu seotud oled? Ma olen Kaitseliidu liige, aga ma ei ole suurem aktiivne tegelane seal praegu. Aga nüüd üks muusikateemaline küsimus jällegi kuulajalt, et mis muusikat sa autos kuulad? Autos ma kuulan erinevaid, ma ütleks ikkagi nagu selliseid 80ndate aastate lugusid, et need mulle kõige rohkem kuidagi lähevad hinge ja prantsuskeelset muusikat, Joe Dassin ja isegi vahetevahel ma kuulan näiteks Edith Piafi või mul nagu oleneb tujust. Aga mul on väga erinev ampluaa, mida ma kuulan või keda ma kuulan, millist muusikat. Ja kui mul jutt läks enne selle poekese peale, millest ma ei ole ka rääkinud, et poekeses on mul vinüülimängija, mille isa mulle kinkis. Ja ma kuulangi neid vanu vinüüle ja see on tegelikult tohutult reibastav, kui sa võtad mingi vana plaadi, paned seal mängima ja igasugused mälestused tulevad ja see on hästi, hästi huvitav, et muusika on üks väga suur hobi tegelikult. Sa oled maininud oma vanemaid ja ka kedagi, kes sind siis jahinduseni nii-öelda suunas, aga kes on sinu elus olnud sellised suuremad mõjutajad? Ikkagi oma perekond. Ma arvan, et perekond ja need tõekspidamised ja väärtused, mis on meil olnud, et ma väga austan oma suguvõsa. Ma olen alati oma vanavanematest, vanaemadest, vanaisadest, emast, isast, ka siis mehe suguvõsast. Ma püüangi leida neid pidepunkte, millega elus edasi minna. Et mulle on see alati väga huvi pakkunud ka lihtsalt jälgida, kuidas perekondadel läheb ja mismoodi see eluratas siis seatud on. Aga nüüd sa käisid koolis ära ja sa ütlesid, et sa oled terve elu olnud Häädemeeste patrioot. Noore inimesena Tallinnast sa ikkagi tulid siis tagasi siia ja jäid? Jaa, et kuidagi mul seda mingit linna jäämise soovi küll ei tekkinud mulle. Ma ei suhestu selle elustiiliga, ma ei tea. Ja just selle põhjusel, mis ma enne välja tõin, et ma ilmselt olen nii selle mere ja metsa ja maaga kuidagi ühenduses, et linnas läheb see kõik kuidagi kaduma, et sa ise kaod ära seal inimeste seas, et kuidagi kitsas on seal. Mulle meeldib avarus. Mul on nii hea meel, et kõik kuulajaküsimused lähevadki kuidagi sinna. Ja üks oli veel sõnastatud niimoodi, et mis sulle meeldib Häädemeeste juures kõige rohkem peale mere ja lahedate inimeste. Nii et need, mis sa juba mainisid, võetakse laualt maha. Et mis siis jääb? Mere ja lahedate inimestele lisaks on siin selline, ma ei tea, see ei lähe inimeste alla, aga natuke läheb ka kogukonna vaib. Et kuidagi ükskõik kus külas või mis kandis sa siin vallas käid, siis see hästi tore on, et igal sammul sa näed midagi sellist, miks inimesed siin on. Ja see on ilmselt ka see, et mina vaatan ka selle pilguga, et kui on näiteks
võtame ühe küla näiteks Massiaru. Seal on suhteliselt hõre asustus, aga sa lähed ja vaatad seda piirkonda, inimesed on rõõmsad ja õnnelikud, et nad leiavad selles kohas selle, et nad saavad oma elu elada. Ja ilmselt ükskõik, mis küla me võtame, mis paikkonna me võtame, mina tunnen ka seda sama tunnet selle valla ja selle Häädemeestega seoses, selle piirkonnaga seoses, et ma lihtsalt leian, et siin on kõige parem elada. Just kogu selle ümbritseva ja selle tunde pärast, mis siin on. Kui nii võib öelda, see on väga laiali valguv, aga lihtsalt kogu see kogukonna vibe on ikkagi see, mis on. Ja kui sa oled sellega suhestunud, siis sa elad siin ja oled rahul ja ei pea otsima mingisuguseid kolmandaid väljundeid. Minu meelest nii võib väga hästi öelda ja see on nii ilusti öeldud, et just see tunne, et seda ei saagi muud moodi kirjeldada. Aga sa tõid siia ka oma mehe, sa ütlesid, eks? No, eks ta ikka tuli ise. Et tema ei ole siit pärit? Ei, mees on ka Hiiumaalt pärit. Okay. Et meil ongi niimoodi, et meil on siis kahekordsed juured on Hiiumaal ja ühekordsed Muhumaal, siis see on nagu põnev, et ikka hiidlane on majas jätkuvalt, et see on vahva. Ja me kohtusime tegelikult ju Tallinnas koolis, et elasime ühiselamus. Aga ega me toona ega me teineteist seal päris nii ei leidnud, et see juhtus ikkagi Hiiumaal hiljem. Ikkagi juurte juures? Ikkagi juurte juures, jah. Väga tore. Sellest nooruspõlvest rääkides, tegelikult üks hästi põnev kuulaja küsimus tuli. Ja see nüüd võib-olla sellest ilusast maailmast, millest me oleme praegu rääkinud, läheb hoopis teisele poole. Ja see kõlab niimoodi, ma loen selle ette. Kas vallavanemal on visioon, kuidas aidata noori vanuses 16–25 nutiinimesi, kes istuvad kodudes ning kusagil ei tööta? Kuidas neid tagasi ühiskonda tuua? Tundub, et selliseid noori on järjest enam. See on kogu riigi probleem, aga mis oleks tema nägemus? Ehk siis sinu. Jaa, see teema on tegelikult tõesti kurb. Et ühest küljest on see nutiriik ju väga vajalik, et me saame sealt väga palju kasulikke teadmisi ja võimalusi, ta loobki võimalusi, aga siis ongi see, et noored vanuses, mis sa välja tõid, 16–25, et tuleb lihtsalt leida see tee, kuidas seda siis kasulikult kasutada seda nutiteekonda, et kindlasti ei ole seda mõistlik võitlema hakata, vaid just nimelt suunata ja võib-olla selle kaudu ka natuke seda kasutust tagasi tõmmata, et võib-olla siis siduda seda erinevate tegevustega, et natukene nutimaailmast ja siis, et sa lähedki loodusesse. Et sa mingi osa saad sealt, aga see peaks olema seotud need tegevused, et kas või siis mänguliselt või kas või siis hariduslikult, et sa, nagu praegu ka tegelikult on, koolides ma usun, et see suund ja ma tean, et ongi sinna, et seda kasutust vähendada ja samas teadlikkust tõsta ja ühendada siis neid erinevaid tegevusi. Et sa saad aru sellest, et ega see nutiseade sind ikkagi kogu elu nagu kuskile viima ei hakka, et oma pea ja oma mõtlemine on vaja tasakaalus hoida, et lahti sellest nutist kindlasti ei saa, sest meie maailm areneb lihtsalt selles suunas. Aga peaks targalt lähenema sellele küsimusele, et leida neid erinevaid väljundeid noortele. Ka sport, füüsilised tegevused, kõik see, kas või mälumäng ilma nutiseadmeta, et see ka juba toob sind välja, sa hakkad ise mõtlema, pluss raamatud, lugemine, kõik see, mis tänapäeval on nii andekad need noorsootöötajad ja kõik, kes tegelevad, õpetajad, kes tegelevad noortega, nad oskavad kindlasti väga hästi suunata seda
seda kasvatust, et ja muidugi see on oluline, et perest tuleks see toetus kaasa, et lapse elu oleks, noore elu oleks, ja lapsel ka muidugi, aga praegu me rääkisime noortest, et noore elu oleks võimalikult võimalik tervislikumalt ja arukamalt elada, et kui ta seda mõistab, et telefon ei ole kogu maailm, siis ma arvan, et siis on hästi. Siin on väga spetsiifiliselt välja toodud see 16–25, et ma arvan, et ta on siis viidanud siin nendele nii-öelda NEET-noortele, kes siis kuskil ei tööta või ei õpi ka, aga ma ise leian ka, et tegelikult see, mis sa välja tõid, et see algab varem ja kodust. Et selline kodune keskkond, mis on usalduslik ja kaasav, et see aitab hästi palju toetada noori selles väga keerulises maailmas hetkel. Ja kindlasti, ja need, kes jah, see sihtgrupp, mida sa mainisid, et eks nendel ole kindlasti palju ju neid tugivõimalusi ka, et ma tean, et ma ei saa öelda väga mitu inimest, aga ma tean neid inimesi, ma tean neid juhuseid, kus on tuldud välja väga keerulistest olukordadest. Aga see kõik nõuab panustamist. Et päris ilma ei saa ja just ilmselt seda panustamist siis erinevatel meetodidel ongi vajalik nendele noortele pakkuda. Ja see, mida nad vajavad, see on koos siis ütleme selle sihtgrupi esindajatega vaja välja mõelda, et ega mina ei saa siin öelda täpselt, et mida neile pakkuda. Aga me saame koos leida selle suuna, mis võiks neid sealt välja tuua. Et see on ikkagi väga paljude inimeste koostöö, ma arvan. Ja tegelikult me olemegi jõudnud selleni sinu vallavanema rollini, et ei saa sellest üle ega ümber. See on väga oluline ja sa juba rääkisid, kuidas see juhtus, et sulle pakuti seda kohta siis 4 aastat tagasi, eks? Ja 4 aastat oled sa ametis olnud, et see on olnud ikka päris normaalne pinge ka, ma usun. Seda küll. Ja sa mainisid, et siis see jalutamine on see, mis sind veidi maandab, aga milliseid selliseid häid praktikaid su enda kogemuses veel on, et kuidas nende raskemate aegadega toime tulla? Peab ikkagi nagu selja sirgeks lööma ja mõtlema läbi selle päeva, kui sa tuled, sul on mingi raske päev, siis me tavaliselt arutame seda ka oma pereringis mingisugused, mitte me ei aruta tööprobleeme, vaid me lihtsalt nagu hakkamegi rääkima, kuidas kellelgi päev läks ja siis juba vaatad, et tegelikult läks päris hästi, et isegi sellest halvast olukorrast mul on väga kalduvus midagi ikka õppida või püüda õppida, ütleme niimoodi, et ma teadlikult ma püüan mitte laskuda negatiivsusesse. Ma lausa mõnele võib-olla see tundub, et naiivne või selline, aga ei saa lasta lihtsalt keerulisele olukorrale ennast ära tappa, kui nii võib öelda. Sa tuled sellest välja, kui sa leiad sealt mingisuguse teema, mis sind võib-olla mõtledki, et milleks see mul kasulik oli. Miks see täna niimoodi läks, et miks läks nii? Ja siis, kui sa selle välja mõtled, ma arvan, et see on selline uks, et sa saad aru, et see oligi vajalik ja homme läheb jälle kõik siis veel paremini. Et selline optimism on minus olemas igas olukorras, et ja lisaks kõikides sellistes olukordades, et sa oled selle ise valinud, et mis see põhjus oli või põhjused, et miks sa valisid selle pakkumise vastu võtta? See on ka hea küsimus muidugi. Tundus, et see oleks uus amet. Ma olin ju näinud kõrvalt ka vallavanemaid. Saardes oli eriti
tihe vallavanemate vahetus 3,5 aasta peale. Ja siis eks vallasekretäri ametis sa ju suhtled ka kogu aeg ju selle vallavanemaga ja näed, mis teemad on. Ja et mulle nagu see ei olnud ju uus. Ja siis ma leidsingi, et aga miks mitte proovida. Miks mitte võtta vastu, kui on selline võimalus, et lähen ja siis teen. Aga mis kõhkluseid või selliseid kahtluseid sul tekkis sellega seoses, et hirmu isegi, et kui oli? Jah, eks ikka ju sa mõtled, kuidas ja mismoodi see üldse käib, et ma ikkagi reaalselt ei olnud ju olnud vallavanem, aga siis, kui see hetk käes oli, siis hakkad järjest tegema ja muidugi kõhklused ja kahtlused käivad asja juurde, aga hirmuga on see asi, et kõige suurem hirm on see, kui sa selle hirmuga kaasa lähed. Et tuleb ikkagi püüda võtta rahulikult ja mitte endale olukordi ette dramatiseerida. Sa olid juba selleks ajaks siis 20 aastat ka Häädemeeste vallavalitsuses töötanud, ütlesid see nii, on ju. Et sa olid siis seda tööd põhimõtteliselt igapäevaselt ka kõrvalt näinud, aga milline see reaalsus päriselt oli, kui sa ise siis selles positsioonis lõpuks olid oma kõhklused ja kahtlused läbi mõelnud? No jah, see oligi selline põnev, et kui ma olen kogu aeg harjunud ütlema, et ma olen esiteks see ametinimetus, ma olen vallasekretär, ma olen 20 aastat öelnud, ma olen vallasekretär, eks ole, ja nüüd korraga ma hakkan ütlema, et ma olen vallavanem. Et isegi sellega andis natuke harjuda, aga sellega ma arvan, ma päris kiiresti kohanesin ja minu ümber ikkagi on sellised head inimesed, kes alati patsutavad õlale ja ütlevad, et saad hakkama, läheb hästi. Ja sa lähedki selle rolliga siis järjest enam kaasa. Ja võtsid selle omaks? Võtsin omaks, jah. Ja täna me teame nüüd need viimaste tulemuste põhjal, et ka sind võeti väga omaks. Aga kuidas see algus oli? Kas oli mingid sellist, et sa pidid ennast tõestama selles rollis, et eriti naisena? Eks ju ikka on sellist, et sa ei ole ju, keegi pole sündinud ühtegi ametisse ja loomulikult erinevad tagasisidet, kui nüüd jälle seda nutimaailma mainida, siis eks sealt üht-teist ju ole terve selle perioodi ajal lugejad olnud, aga sellest ei saa ka, sa saad sealt endale nagu, sa pead mõistusega võtma need välja, mis tegelikult ongi õigesti öeldud, et jah, sa peadki seda muutma, sa pead vaatama seda teise pilguga, et aga sa ei saa ütleme neid asju, mis tegelikult ei ole, sa ei saa võtta endale kriitikat nagu 100%. Sa võtad ikkagi need asjad kaalutad läbi, mis ongi. Ma möönan, ma tegin valesti, ma püüan paremini, aga sellist nagu kritiseerimist ilma põhjuseta, seda ei saa. Sellega ei saa kaasa minna, siis ei saa ühtegi ametit pidada. Sest kõik kõigile ei saagi meeldida, ei peagi meeldima ja see ongi võib-olla üks olulisemaid asju ka, et sa teed nii palju, kui sa suudad, jaksad ja oskad ja kui sa kellelegi ei meeldi, siis lihtsalt olukord on selline. Ütlesid, et sa oled võtnud ka seda kriitikat arvesse, mis on olnud õigustatud ja oled teinud muutusi, ma saan aru siis töös, aga kas see töö on ka kuidagi sind inimesena muutnud? No kindlasti mingil määral need probleemide lahendamised ma olen võtnud jah, nagu
nagu ma ütlesin alguses, ma vahel võtan nad endaga kaasa, eks ole. Aga kui ma nendest vabanen, et ma saan aru, et see ei ole see, et see on minu ameti probleemid, mitte minu enda probleemid, et see on ametiga seotud, siis kui sa suudad juba enda ameti ja eraelu vahel vahet teha, siis sa suudad ka näha neid õigeid lahendusi ja vastuseid, mida sinult oodatakse ja kuidas selle eluga edasi minna. Tead, kui ma olen vaadanud sind tööl, ma ainult sind tööl näengi tegelikult, on ju, et mulle tundub, et sa oled selline inimeste inimene ja see, mida ma kuulen siis kogukonnast, ongi see, et ka teised tunnevad niimoodi, et ma kuulen, et sa saad täitsa selliseid minu jaoks kõrvaltvaatajana naljakaid telefonikõnesid, et pöördutakse nagu otse vallavanemale poole mingite oma nende asjadega, mis vajavad lahendamist. Et kas siin on see empaatia või kuidas selline situatsioon on kujunenud, et ma ei kujuta ette, et varasematele vallavanematel oleks helistatud oma nii-öelda isiklike või olmeprobleemidega. No ma tõepoolest võtan kõik kõned vastu, ma helistan tagasi ja küsin, et kes mind otsis ja millisel põhjusel, et ma suhtlen inimestega, mulle tegelikult väga meeldib, et ka need väiksemad probleemid on ju inimeste probleemid. Ja inimestel on oluline hetkel see, mida ta siis küsib ja kui ma seda ise ei lahenda, siis me leiame võib-olla selle kolmanda inimese, kes seda lahendab. Aga inimene on ära kuulatud. Ja see ongi võib-olla see, et jah, mulle meeldivad inimesed. See ärakuulamine on jällegi teine asi, et ma olen ka ise sattunud sellisesse ümarlauda, kus olid sina ja palju erinevaid osapooli ja neil kõigil olid ka omad soovid, omad vajadused ja oma vaatenurgad ja mind tõesti nagu pani imestama ja ma imetlusega vaatasin sinu seda kannatlikkust ja seda, et sa olidki valmis kõiki ära kuulama ja neile ka siis mingeid vastuseid andma, et kust see oskus tuleb, et lihtsalt anna nagu näpunäiteid teistele. Eriti veel peale nii pikka perioodi selles töös, et no mõnikord ikkagi viskab siibrisse ka või? No siis ongi vaja sisse välja hingata, et alati ju on need, kui sa oled sõna välja visanud, et seda sa enam tagasi ei võta, et tasakaalukus võib-olla see rahu, et miks see olukord on, miks me siin oleme, mõtleme selle läbi, et selline häälestatus selle probleemi või küsimuse lahendamiseks ongi see, et miks ma siia tulin, ma tulingi kuulama, et sa pead mõtlema lihtsalt, miks sa seda teed, et kuidas sinna jõuda ja mille pärast see küsimus on, et võtad juba iseendal hoogu maha. Ja kindlasti see suhtlemismeetod, mis mul on, et see on lihtsalt nagu öeldakse jumala and, et ma ei ole seda ju õppinud kuidagi, et aga see on lihtsalt see, kuidas ma suhtlen, et see on minu olemus. Ma iseennast justkui ei oska muuta selle koha pealt. Selline ma olen. Et enne sa mainisid ka, et sa ikkagi ka nendest negatiivsetest kogemustest ja kogemustest üleüldiselt õpid. Et aga mis on mingi selline viimane põnevam õppetund või midagi? See ei pea nüüd siis olema kas või tööst, vaid üleüldse. Jah, ikka neid õppetunde ju on. Et võib-olla see, et tuleb mingi, ütleme, olukorraga mingisugune selguse hetk sulle, et huvitav, et ma võtame näiteks sellise teema, olen usaldanud inimest, ma olen mõelnud, et see on kõik on väga ilus ja kaunis ja siis tuleb välja, et tegelikult me ei näinud neid asju üldse ühtemoodi. Et selline, see ongi näiteks see õppetund, et ma mõistan,
et kas mina nägin valesti või nägi see keegi teine seda asja valesti. Et sa saad sellest kas näiteks konfliktist selle õppetunni, et miks niimoodi läks, teed omad järeldused ja siis sellisel pinnal neid õppetunde ju ikka on. Et väga sagedasti me just inimestega suheldes ja nendest teemadest erinevalt aru saades ja neid lahates õpime kõige rohkem. Kui nüüd sa mõtled endale kogukonna liikmena, et mis sinu unistus on selle koduvalla jaoks? Et lihtsate sõnadega, et mida sina tahad, milline see sinu koduvald oleks, kus sa elad? See koduvald on näiteks mingi perioodi pärast 50 aasta. 5 või 10, mitte 50. Jaa, et see koduvald peaks säilitama selle oma kõigepealt sellise siis maalähedase elukeskkonna ja tervikliku looduskeskkonna. Ehk et meil ei ole vaja liigselt igasuguseid kas või ütleme siis parke merele või liigseid kõrgeid ehitisi, et säilitada selline normaalne ja hea elukeskkond, siis ma arvan, et just see peab olema, et oleks tasakaal, oleks tegevusi, oleks peredele, lastele vajalikke asutusi igas piirkonnas. Et meil see regionaalpoliitikas läheb praegu see vastus, et me peame neid asju arendama siin ja praegu. Et me ei saa minna siit ära ja loota, et kui me siis 50 aasta pärast siia tagasi tuleme, et siis keegi hakkab midagi tegema. Et me peame praegu võtma juba selle suuna, mis on ka võetud, et elu maapiirkonnas tuleb väärtustada ja väikesed külad peavad olema samamoodi sisustatud nende kas või spordiatraktsioonidega, lasteaedadega, koolidega, et inimesed tunnevad, et neil on kõik käe-jala juures, nad ei pea minema kuskile ära. Et see, et meil oleks selline vald, et meil on tugev kogukond, meil on tugev infra, meil on tugevad asutused. Ja seda kõike selleks, et inimestel oleks ikkagi normaalne ja müravabam elukeskkond. Et mina hindan seda ja kõik, kes on ju maale ja siia piirkonda tegelikult kolinud, nad on mingitel põhjustel tulnud ära. Et me peame suutma pakkuda neid samu hüvesid siin koha peal. Et see on nagu see jutu mõte. See juhatab sisse kuulaja küsimused. Ja ma mõtlen, et kas see võib olla nalja küsimus, aga ma mõtlen, et proovime. Et ja küsimus on siis viimati öelduga natukene seotud, et kui see Rail Baltica peatus sinna metsa sisse tuleb, siis kas seal hakkab buss inimestele järele käima? Jaa, see on ju 8 kilomeetrit Häädemeeste alevikust, tõepoolest selles mõttes Urissaare. Ma arvasin veel kaugemal. Tee ääres. Ei, väga palju ei ole, et iseenesest kas buss käima hakkab, aga kindlasti tuleb leida need lahendused, kuidas sinna peatusesse saada võimalikult siis aega kasutades selliselt et ei raiska pool päeva ära aga kes tahavad, võivad muidugi jala käia, et see on ju väga hea, kui seal oleks kergliiklustee, et saaks jala käia, saaks rattaga käia, saaks bussiga sõita, aga fakt on see, et kui see peatus meile sinna tuleb, et seda siis maksimaalselt ikkagi ära kasutada. Veel üks küsimus, millest ma ise tegelikult päris hästi aru ei saanud, aga kuula sina ja ütle, mis sa arvad.
Kui jätta kõrvale eelarved ja muu, siis milline inimsuhetega seotud teema on teie arvates Häädemeeste vallas lahendamist vajav probleem? Inimsuhetega, jah. Ikka jõudsime sinna inimeste juurde, et mis on tegelikult ju kõige alus ja kõige olulisem, et tegelikult see just, et see, kui on neid inimestega muresid ja küsimusi, et ega ilma rääkimata ei saa mitte midagi lahendada, siis ükskõik, mis asi sul tegelikult on, sa saad kokku, sa räägid ja mul on tegelikult väga head näited selle kohta, et kui alguses tundub, et see küsimus, et seda ei olegi võimalik lahendada, aga siis me saame kokku kas 1, 2 või 3 inimesega või veel rohkematega, kes sellest teemast on puudutatud. Me arutame selle ära ja see lahendus võib tulla täiesti kolmandat moodi, kui me alguses mõtlesime. Ja see, ütleme, see probleem ongi lahendatud. Et tuleb rääkida. Kui sa ei räägi, siis sa tegelikult neid küsimusi ikka ära ei lahenda. Ja seal tuleb mängu ka siis see kuulamine taaskord, on ju? Jaa. Just. Väga ilus. Ja veel üks selline valla olme küsimus. Väga otseselt. Kraanivesi. Kas ja millal kvaliteet paraneb? Ja see töö on ju käinud siin, ma kahtlustan, et see on Häädemeeste aleviku kohta see küsimus, aga mine tea. Maitse järgi ma kahtlustaks ise ka. Et eks need uued trassid ja see lootus ju, et see asi ikkagi nüüd parem on juba praegu pärast seda rekonstrueerimist, siis tuleb töötada, tuleb lihtsalt teha nii kaua, kui tuleb see kvaliteet, ega midagi muud üle ei jää. Nüüd 3 viimast kuulaja küsimust on sellised sõbrapäeviku stiilis, ma ei tea, kas sina oled kunagi neid täitnud, aga esimene neist, et mis on su lemmiktoit? Ma olen selline riisisõber. Riisi ja siis tegelikult terava maitselised toidud on minu selline eriline lemmik, et ikka panen ka tavapärastele toitudele pipart kõvasti peale, et oleks vürtsi. Väga hea. Ja kes on su lemmik Häädemeeste valla elanik? Selline küsimus. Need on kõik kuulaja küsimused nüüd. Ja see on väga huvitav küsimus, et lemmikelanik on lemmikelanik kisub ikka oma pere poole praegu, aga et kui sa ühte inimest oleks küsid... veider, kui ei oleks. Ja. Just. Oma pere. Tahtsid sa juba poetada mingi nime ka sinna sisse, et kui niimoodi küsitakse? Või ma katkestasin sind siin vahepeal sellepärast? Lemmikelanik. Oma poeg on väga suur lemmik mulle. Ja kõik teised, kes oma pere ja head inimesed. Et ma ei ole kunagi niimoodi mõelnud tegelikult, et kes on mu lemmikelanik. Et ma ei selliseid edetabeleid ei koosta. Et minu inimesed on minu lemmikud. Ja nüüd meil on need küsimused anonüümsed, aga ma kahtlustan, et see võib olla nüüd kelleltki pundist Häädemeeste meeletu rokikorraldajad. Et kui sul oleks võimalik mis tahes maailmakuulus bänd Häädemeestele tuua, siis kes see oleks? Vau. See on nüüd küll huvitav küsimus. Maailmakuulus bänd Häädemeestel. Mis sa kostad? Iseenesest Bruce Springsteen võiks olla see. Ja siit ongi paslik siis veel küsida sult kultuurisoovitusi. Et sa oled natukene maininud, mida sa ise kuulad, aga kui sa täna siin soovitaksid kuulajale, vaatajale mingit head elamust, filmi, etenduse, raamatu, mis iganes, mis sind mõjutanud on viimati? Jaa, ma siis ikkagi soovitaksin raamatut. Ja mina ikkagi jään oma
liistude juurde ma soovitan, lugege Fred Jüssit. Et ei pea palju lugema, loed kas või lehekülje ja saad juba sellist suurepärast mõtteainet kas päevale või siis ka kogu elule, et kindlasti soovitan. Mis sa ise täna veel tahaksid lisada? Ma tahaksin lisada seda, et see formaat, kus me siin täna oleme, see podcast, kohalik inimene, kohalikud küsimused, kõik on meie. Et see on super asi, mis te tegelikult olete välja mõelnud. Ja ma olen neid saateid kuulanud ja väga huvitav on lihtsalt, et sa saad selle aja jooksul, mis see saade kestab, sa saad nii palju tegelikult teada kas sellest inimesest või sellest, millega ta tegeleb. Et ma tõsiselt tunnustan sellise meie hääde inimeste siis esitlemise võimaluse eest, et iga inimene, kes siia tuleb, on oma looga ja ma arvan, et seda tegevust teil jagub pikemaks ajaks, et see võiks, see ongi ilmselt nüüd traditsiooniline saade juba. Järgmisel aastal siis võtame kõik need episoodid ja kellel on tahtmist Häädemeeste valla inimestega kohtuda, siis Seltsimaja podcast on see parim võimalus ilmselt, mille kaudu seda saab teha. Aitäh selle tunnustuse eest ja mul on hea meel, et seda on märgatud, et see on täpselt see idee, millega see alguse saigi ja absoluutselt igal inimesel on oma lugu, mis väärib jagamist. Et kui ma olen mõnda inimest siia kutsunud ja nad on mulle öelnud, et mis mina, et siin käivad, see on tsitaat ühelt tiitliga inimesed, siis absoluutselt ei ole nii. Vähemalt, et jah, iga inimene on lugu ja igal inimesel on oma tiitel. Et see ongi selleks siin. Et aga ma tänan sind ja enne veel ma küsin sult, et kuidas teie perega jõule tähistate? Meil on selline tavapärane välja kujunenud traditsioon, et meil tuleb siis kogu pere kokku, ka õe pere tuleb siia ja siis me ühiselt oleme jõululauas ja oleme siis ka kingituste lainel sellel õhtul ja oleme lihtsalt koos ja see on selline hea mõnus aeg, kui saab kõigiga oma inimestega ka kodus siis täitsa vabalt kõigest ilusast rääkida, kellelgi ei ole kuskile kiire. Ja meil on kindlasti kuusk toas, meil on jõulutoidud, me käime tavapäraselt külakuuse all ja jalutame alevis ringi ja lihtsalt oleme ja naudime, et ega muud traditsiooni ei olegi kui oma perega kodus olla. Meie siin oleme ka kingituste lainel ja sinulegi on tänaseks kingitus saadetud ja selle on teinud armas Sefiiri Haldes. Et tänaseks siis, kui saade eetrisse läheb, on esimene advent möödunud ja jõulumaitsed siis tulevad Sefiiri Haldja väiksest kingikotikeseks. Suurepärane kingitus Sefiiri Haldjalt. Aitäh! Aga teised siis saavad ka Sefiiri Haldjalt piparkooke tellida ja kohtume siis järgmises episoodis järgmiste külalistega. Aitäh kutsumast ja kõike head! Aitäh sulle!